tere õhtust, dobri večer, всем любителей futsala. Tere õhtust siis jah kõikidele saali jalgpallisõpradele. Kohe-kohe on algamas Grand Liiga, kõrgema liiga mängused. Ikka võimalik punkti kaotust Centurionile ja nüüd on see võimalus ja kas tuleb esimene? Tuleb. Lõpuks realiseerib selle rünnaku Jevgeni Bnatov 1-0. Võimalik minna, aga nüüd ka kaitses tublit tööd teeb Shipyard ja tulevad omakorda. Nii, ja kas tuleb? Ei tule! Ei saa Ilja Zelentsov seda palli väravasse. Ilja Zelentsov ja palli vahelt on kuidagi ja Shipyard täna hästi palju kaotanud selliseid lühikesi sööte. Oi, kui hea sööt ja lükka pall väravasse. Ei lähe! Oi, Valeri Korlõitskin saab ju ätaki jänada. Selja taha söötu, rünnata tuleb, oli seal jälle Valeri Korlõitskin. Aktsioonis 5 minutit, ровно 5 minut конца первого тайма, счет 1-0, но возможности были. Ja nüüd kohe kiirelt, oi. Ja pall tuleb temale vastu. Nii, see pall jääb väljakule hästi. Selja taha sööt ja diagonaal ja ei saa korralikult seda palli kätte Ostrivets, aga siiski jääb pall Atlantikule. Udar i Zidnov ja Maladets. Need õhust, me oleme näinud täna ilusaid väravaid otse õhust ja veel on pall väljakul. Ja nüüd on võinud tõsukoht Atlantikul, aga jõuavad tagasi ka Shipyardi mängijad. Söötu tuleb 3-2 rünnak, kus kohas on ülejäänud mängijad ja pall on väravas. Vot niimoodi, kui te ei mängi kaitsesse tagasi, siis kuidas saab 3 meest tulla kaitsest rünnakusse? Последняя минута первого тайма. Нас интересная игра ja nüüd on jah taas Centurion otsekompanii ja nüüd Erika realiseerib, nüüd selle realiseerib ja siiski. Palliga sihile. Ja nüüd saab Shipyard tulla ja sööte ja pall on väravas. 1-0 autor lööb ka 3-1. Jevgeni Bnatov. Mängivad kiirelt lahti, aga läheb see Veningule jala peale. Saab ta ise tõusta ja näitab ka kiirust, aga tubli Tõnis Mänt tuli välja ja pall jääb väljakule. Veel teine võimalus ja ei tahtis ilusat teha seal. Õigesse kohta peab kukkuma. Ja nüüd, ja see on viga. See on Padnoška. Läheb vabandab ka ja kollane kaart. Nüüd ostas oma mehele ka veel peale, aga midagi ütleme nüüd kiirelt on siin meeskonnad saanud kollaseid kaarte. За симуляцию получил желтую карточку Vladimir Avilov. Ja vaadatakse ikka üle. Video support. Selle nurgalt on parem, ma arvan. Olukorrast välja. Kiire sööt. Ja Tõnis Mänd luges selle olukorra läbi ja nüüd on 3-3-4-2 jälle rünnakus ja lööki ja kaitses hästi. Väravaht ja veel nüüd jääb pallile kenasti ette Jevgeni Bnatov. Shipyard ära teinud. Atlantik veel ei ole. Atlantikul 6 minutit on aega. Oi, kui hea sööt nüüd. Ja pall on Julever. Kuidas niimoodi? Oi. See läheb küll nüüd Atreskadesse. Ühe võrra parem. Nii. Kukutakse. Oi. See on kollane. See on kollane ja kindel kollane. Vaadatakse veel üle. Kas see muudetakse seda veel aktiivselt sinna kõmaki põmm. Jakobson, Lauri Salei on otsuse teinud. Veel arutavad. 3,5 minuta еще играть. Shot 3-1. Milline varjatud löök, oi kui ilusti. Valeri Korlõitskin esimesel poolajal lõi posti, aga nüüd lõi väravasse 2-3. Ja Aleksandr Matvejev kirjutab, nii,
vaatame selle kirjutuse pärast ära, siit on võimalus 3-3-ks, ei, kontras see ja nüüd on võimalus ära realiseerida see ja pall on möödas. Otse Grand League saab minuta 36 sekund до конца игры. Atlantic Shipyard ja Atlantic nüüd otsivad ja pall on väravas. Striso Strivets 3-3, играет minuta 26. Atlantic juba otsivad neljandat, kas see pall läheb üle? Ei. Ja nüüd on Shipyardile võimalus tõusta, saavad palli löök ja Tõnis Mänd. Follow делать нельзя им, тогда 10-метровый 14 sekund, otsivad ja Fenning! Anton Fenning lööb 4-3 taas Shipyardi tabelis. Kollane kaart, see on teine kollane kaart. Второй kollane kaart Šamila Musaeva. И это значит желтая плюс желтая. В футболе это красная. 4-3 raske võidu saab Tallinn Shipyard auga Atlantic FC-le. Oli hea mäng, tulid nad 1-3 kaotusseisust välja, kuid siiski 11 sekundit enne lõppu lõi Anton Fenning otsustava värava. Anton Fenning 2 väravat, Jevgeni Pnatov 2 väravat Tallinn Shipyardil.